no tervist, siin on teie saatejuht Jan ja täna me räägime ja vaatame vana aja lastesaateid. Kurat, ma ei tea, kas see intro on ikka kõige parem idee. Äkki peaks mul olema hoopis mingi siukest trendikamat või nagu noorte pärast, aga jah. Joo rahvas, mina olen Jan ja täna me teeme Sprite Challenge'it. Challenge seisneb selles, võtad lonksu ja krooksu ei tohi teha. Alustame. Esimene emotsioon. Tere, ma olen tagasi. Kindlasti jään ma selle saatejuhi intro peale. Ma ei tea seda enam kunagi juua. Aga tänane video. Sükke paar kuud tagasi ma leidsin ühe artikli, milles räägiti Eesti top 6 kõige õudsamad lastesaated. Ja mulle jäi see artikkel väga silma, sest et kui ma neid pilte vaatasin, mis seal on, ma olin nagu tõesti, et mõmmi jaabid, see on ju nii jube. Pildid ja videod 6 eriti hirmsat Eesti lastesaadet, mis meid noorena eluks ajaks traumeerisid. Aukussilmad õudusnägudesse sobivad kostüümid on vanemates... Ma ei saa seda videot postitada, kui ma krooksun terve aeg. Esimesena siis nad räägivad mõmmi aabitsast. Ja no, kes kunas need kostüümid tõega mõttes on ju? Nagu, lastesaade. Sa jänest jutat mäletad või? Siis ameeriklaste huumoriveeb Cracked valis mõmmi aabitsa mõned aastad tagasi põhjendamatult maailma 7 kõige sõgedama lastesaate hulka. Nagu miks meie siuksed, meil ei ole mingi top 7 kõige ilusam loodus või top 7 kõige ilusam mees. Kuku suviste meeldib kellelegi või? Aitäh! Ma ei tea, Vello Vaher mingid maailma rekordid läinud. Vello Vaher! Where are you from? I come from Estonia. What do you do for a living? I can teach geese, geese. Wait. Geese. He just said geese. Ma ei näinud seda enne, aga mõmmi või korraliku maksu vastu matit. Mõmmi, mis see olgu, ma ütlen sulle praegu. Juta ei tahtnud, et sa näpid. Mis see olgu? Mina aidan siia magama. Nii natuke. Üks ka. Võib-olla natuke. Why are you running? Why are you running? Okei, anyway, lähme edasi. Tammetõru seiklused. Kui peategelane tõruk oli täitsa armas, siis kõrvaltegelased eesotsas vana tammega Issand jumal, rahune maha, sa saad lastesaadetest uudist. Representeerisid oma välja nigem. Seriously, what the fuck are you doing? Tänapäeval saaks tammevana kasutada näiteks mõnes narkootikumide vastas kampaanias, hirmutamaks noorukeid sellega, mis võib juhtuda, kui te LSD. Ma olen jäänud üsna vanaks. Nii vana puu saab olla ainult tamm, kes igast raskest katsumusest on seni olnud tugevam. Mu latv on murdunud, seal varem linnud laulsid ja kevadeti ehitasid pesi. Nüüd ainult Räh ja tema väike sõber mind rõõmustavad kahekesi. Ja ma mõistan teid, ma täiesti 100% mõistan teid praegu, aga vaadake, ma olen kelner nagu, et kui te psühholoogid või lähim, mis ma sulle psühholoogile tuua saan, on juurvilja vormiroog. Psühholoog kõlab samamoodi, vaata. Nii, järgmine. Äkki skipime see, Otto, no mis kuradi Otto Triin, no nii. Otto Triin seikles TV3 ekraanidel aastatel 1993–1998. Mõistetatav, et 90-ndad olid Eestis keerulised asjad, ent kas tõesti ei pööranud keegi pähele sellele, kui hirmuäratav see kahehambaline kodutu kängurulaadne tont välja nägi? See on vist nagu üks parimaid asju, nagu ma hakkan reaalselt kasutama seda, kui mul vaja, nagu see on nii hea, see on geniaalne solvang. Sa ütlesid mulle midagi pähe, kui kodutu 2 hambaga kängurulaadne tont, Mina olen Otto Triin ja ma olen täpselt 7 kilogrammi vana. Okay. See vana võiks ka öelda seda. Kes selle kostüümi välja mõtles? Nagu mõmmi aabitsa nõudma, aga see kodutu 2 hambaga kängurulaadne tont.
tont! Näeb veel õudsem välja ju. Nõiakivi. Ma isegi kartsin väiksem nõiakivi. Nõiakivi on Heljo mänd. Heljo tegi selle või? Ma ei teadnud Heljo. Heljo. No kas siin majas häid lapsi ka on? Või peab kellelegi vitsu andma? Joh, Heidi! Okei. Hirmuunenägude peamiseks süüdlaseks oli lavastuse pahalised kivinõid ja tema sidekick. Väikeseks släng sinna, sidekick. Kivivalvur Ropka, kes võib olla ka sinu vanaema kiviks tahtsid muuta. Nice. Vaatame saadet. Mis see kõige parem? Võtame selle Essa sünnipäevapidu. Need introlaulud siin kõigil jumala munna. Kuule, see on jumalast munna. mul on täna sünnipäev, aga kellele ma sellest teatan? Tegelikult, nagu ma enne maininud, aga vaata nagu mis setid tehti selle, nagu vaata, kus nad nagu päriselt võtsid nagu vaevat lastele teha nagu ägedad setid nagu saadete jaoks. Nagu setid tegid ägeda ja siis kui oli vaja nagu tegelasi teha, siis olid nagu teeme ühe 2 hambaga kodutu kängurulaadse tondi. Ringid tõmbab koomale, tõrkumist ma ei salli. Jah! Imeline! Noh, mis sa seisad nagu kivikuju? Anna mulle kink üle ja soovi mulle õnne. Palju õnne sünnipäevaks ja isiklikuks eluks. Siin on sinu kink. Siin on sinu kink. Ma ei peagi tegelikult rääkima, see vend saab ka aru, kui kahtlane see Ropka on. Uus lemmiksarina. Sina oled puupea, sulepea, tainapea. No kuule, see oli liiast. No tainapea sa ei ütle ju niimoodi. No tõsiselt ka. Ma saan aru nagu, et 2-hambaline kodutuv kängurulaadne tont, aga ma võin sulle samas siis rekka. Ei ole ju tore. No nii, ja meie viimane saade on Klaabu, mida ma ka ei tea. Ta on munakujuline heatahtlik olevus, kellel on 2 peenikest jalga ja kätt. Ma panen mingi suvakast kohast tööle. Ma odan on mingi normaalne koht. Okei, see ei ole normaalne koht. Aina hullemaks läheb, ma ütlen. Mis nüüd toimub? Mis asja? Oota, mida sa teed? Mida? Okei, kerime lõpu poole rohkem. Okei, aitäh. Need olid kõik minu saated.